Tere! Vaatate Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi saadet Statistikaminutit, kus me räägime erinevatel statistika ja andmetega seotud teemadel. Mina olen Maarja Lambing. Ja mina olen Karel Lember. Ja täna räägime päris säriseval, särtsakal teemal, räägime elektrist. Elekter ei ole mingi uus nähtus. Ta on levinud igale poole, kasutame igapäevaselt. Tundub selline elementaarne, aga samas, kui räägitakse elektri hinnast, siis alati ei ole selge, et millest täpsemalt üldse räägitakse, et millest siis meie räägime. Meie räägimegi elektrist, hinnast, kogustest ja vaatame selle elektri teema üle. Elekter on hästi põnev asi, et kõik teavad, et ta kuskil on, keegi ta näinud ei ole, aga samas ilma selleta ka kuidagi elada ei saa. Et kõik nagu liigub selle pealt. Et kui vaatame ajalooliselt, siis elektrijaam pandi Tallinnas käima juba aastal 1890, nii et eestlased on päris pikalt juba elektriga tuttavad olnud. Aga viimastel aastatel, kui elektri hind liikuma hakkas, siis tekkis meile elektrieksperte oluliselt juurde. Ja väga paljude uus hobi on see, et vaadatakse eelmisel õhtul elektri hind ära, Eleringi lehelt näiteks, et siis teab, mis tegevus järgmine päev tegema peab. Aga mis siis elektri hind on? Elektri hind koosneb tegelikult ju paljudest komponentidest. Et üks on see, mis ta börsil maksab. Eelmine aasta oli kuskil 90 eurot megavatt-tund. Aga sinna lisandub veel palju muid komponente. Et meil on ju veel võrgutasu, meil on taastuvenergiatasu, meil on aktsiise. Nii et kui me kõik selle kokku liidame, siis saame päris suure koguse. Aga eks see sõltub palju tarbijast, et kelle jaoks elektri hind on oluline, kelle jaoks ei ole. Et kelle jaoks ta on sinu meelest väga oluline? No jah, jämedalt võib öelda niimoodi, et väiksemate tarbijate jaoks on hind natuke kõrgem kui suuremate tarbijate jaoks, aga loomulikult suurtarbijad, ütleme just ettevõtete seas on need, keda see rohkem puudutab. Samuti kodupajad pidimistel, et kes ikkagi elektriga kütab, selle jaoks on elektri hind oluline. See, kes elektriga siin lihtsamaid majapidamistöid teeb, et selle jaoks ei ole see nii oluline, aga vaadates kogu majandust, siis jämedalt ettevõtlussektoris elektrikulu on umbes suurusjärgus 1% kogu müügitulust. Võtame töötleva tööstuse, seal on jämedalt 2%. No ei ole nagu väga suur number, et kui toome siia kõrvale, et tööjõukulud on kuskil 10-15% müügitulust, siis ja me teame, et igal aastal palgatõus on reeglina 7-8% tagatud. Ehk see palgatõusu mõju iga-aastane on samas suurusjärgus, kui elektri hind kahekordistuks. Aga loomulikult need on keskmised näitajad. Et võtame siin kõige suurema tarbija paberimassi, paberi tootmine. Mõned aastad tagasi oli kuskil 15% kogu nende müügituluga võrreldes elektrikulu ja siis aastal 2023 peaaegu veerand. Et sellised kõikumised on juba sellised, mis on ikkagi väga valusad, sunnivad vahepeal isegi tootmise seisma panema. Ja saab öelda, et keskmiselt ei ole elekter kulu mõttes number 1 tegur, aga on erandeid ja teatud sektoreid, kus see on ikkagi väga oluline tootmissisend. Ja kui vaatame kodumajapidamisi, siis ka jämedalt 4-5% tarbija korvist keskmiselt on elektrikulu. Ei ole jälle kõige suurem number, aga kindlasti on siin majapidamiste lõikes erisusi, et kelle jaoks see võib olla ka 10 või isegi 20% kogu kuludest. Jah, kui sa sööd vähe, aga samas sul on suur
elektriküttega bassein ja mitu külmikut, siis loomulikult see lööb elektrikulu üles, et eks ole tarbimisprofiilist. Aga kui vaatame, et kas Eestis on elekter kallis või odav sellest vaatepunktist, kõik on suhteline, et kui me võrdleme end Soome ja Rootsiga, siis on Eestis elekter pigem kallis. Et me oleme sattunud ajalooliselt sellisesse piirkonda, kus meil on naabrid, kus ühel pool on väga odav elekter, ehk siis Soome, Rootsi, Norra, kus on palju hüdroenergiat, palju vaba tundrat, kus tuulikuid püsti panna ja ka vanad amorditud tuumajaamad, mis toodavad väga odava hinnaga. Mida rohkem lõuna pool lähme, seda kallimaks läheb elektri hind. Et kui juba isegi piisab natukesest, et kui võrdleme kogu aeg Läti ja Leeduga, siis tavaliselt Leedus on elektri hind kõrgem kui Eestis, aga Lätiga sõltub aastaajast, kuna neil on hiigelsuur hüdroelektrijaam ja taugavas vett on palju vahest, et siis tõmbab nende regioonis ka hinnad alla. Kui läheme sealt veel edasi, siis tegelikult elektrihinnad hakkavad pigem kasvama, et juba Kesk-Euroopas on tunduvalt kõrgemad kui Eestis. Ja kui jõuame sinna Hispaania, Portugali juurde, seal jälle hakkavad langema, et seal on viimasel ajal kõvasti lisandunud päikese energia tootmist, mis on hakanud juba alla võtma hindu. Ja veel saame edasi näiteks Inglismaale. Seal on hinnad hoopis kõrgemad kui Eestis. Ja kui vaadata, et kas nende konkurentsivõim on selle võrra halvem, ilmselt on, aga ka tööstus on seal alles mingil põhjusel. Et saab ka võib-olla kõrgem elektrihinnaga konkurentsis püsida. Kui globaalset pilti vaadata, siis on tekkinud olukord, kus Euroopa Liidus on elektri hind kuskil 2 korda kõrgem kui USAs või Hiinas. Ja samuti on ta kõrgem kui Jaapanis, kus ajalooliselt on olnud tegelikult elekter kallim kui meil. Nüüd on mõneti need konkurentsivõime jõujooned muutunud. Kuidas see trend edasi on? Eks see paistab. Et praegu me igal juhul viimastel aastatel oleme natuke oma rahvusvahelist konkurentsivõimet kaotanud siin suurte tööstusriikide seas, kuna meil on need sisendite kulud on läinud ülesse. Aga kui me vaatame nüüd energiat tarbimist natuke, et ajalooliselt, et kas kuna väga paljud asjad on läinud elektri peale üle, et kasutatakse rohkem elektriautosid, ka kodude kütmisel kasutatakse rohkem soojapumpasid, keegi eriti puit teha enam ei viitsi, jahikütte ka ei taheta, siis tegelikult pikaaegset aegrida vaadates, siis elektri tarbimine meil eriti kasvanud ei ole. Et kuskil 10 aastat tagasi näiteks oli elektri tarbimine sama, mis praegu. Et kus see vahe tuleb? Efektiivsus on kõvasti kasvanud. Et see on aidanud meid päris palju ja on meie kulusid ka allapoole toonud. Aga kui vaatame veel elektri puhul, et mis veel oluline võiks olla? Ma arvan, et võiks natuke jälle koolifüüsikat meelde tuletada, et sellised ühikud nagu megavatid, megavatt-tunnid, mõne jaoks üks ja sama asi, aga füüsikute jaoks veidi erinevad ja elektri puhul ka ikka päris erinevad asjad, et mis asjad need veel on? See on antud juhul äärmiselt oluline teema, sellepärast, et kõik on ilmselt kuulnud uudistest, et Eestis tarbitakse elektrit kuskil 800 teravatt-tundi aastas ja see tarbimine võiks hakata suurenema. Et selle jaoks me peame rajama uusi tuuleparke, võib-olla ka tuumajaama, võib-olla ka vesisalvesti, et saaks elektri tootmine käiks tarbimisega kaasas. Aga mis see probleem on, et tihti ei tehta vahet, et mis on megavatt ja mis on megavatt-tund. Et üks on see kogus elektrit, aga teine on võimsus. Sest kui sa oled tööstusettevõte, ega sa ei osta mingit kindlat teravatt-tundi aasta kohta elektrit, sa tahad ju töötada kogu aeg. See tähendab, et sul peab olemas igal hetkel saadaval kindel võimsus. Näiteks Eesti suurim elektritarbija on Estonian Cell. Tarbivad, kui nad täisvõimsusel töötasid, tarbisid kuskil 200, natuke 200 megavatt-tunni aastas elektrit. Aga see tähendas, et neil oli võimsus kuskil natukele 20 megavatti.
ja see on see, et nad tahavad seda elektrit kogu aeg saada. Seega, kui näiteks mingi suurem tuulepark toodab küll väga palju teravatt-tunde aastas, võib-olla mitu teravatt-tundi, siis sellest on vähe abi, kui need satuvad sellistele tundidele, kui keegi tarbimas ei ole. Et majandusseisukohalt ongi oluline, et elekter oleks olemas, oleks õigel ajal saadaval ja mõistliku hinnaga ka. Ja see ongi viimasel ajal päris suureks väljakutseks osutunud. Et kuidas teha niimoodi, et on odav toota ja samal ajal saaks seda kogu aeg. Üks võimalus on muidugi salvestamine. Et salvestamist viimasel ajal on juurde ehitatud vaikselt, aga mis ta teeb? Ta loomulikult paneb hinda juurde. Et iga siuke etapp teeb elektri kallimaks. Et seetõttu ongi päris põnevad ajad, eriti arvutamishuvilistele, et kuidas panna kokku selline elektrimiks Eesti jaoks, kus on maksimaalselt odav tootmine, nii palju salvestust kui vaja, ja et tarbija saaks selle kõige mõistlikuma hinnaga kätte. Et kui meil looduslikke eeliseid ei ole, siis see saab olema paras väljakutse. Jah, aga ega meie pole siin üksi ja nagu praktika on näidanud, siis saab ka kõrgema elektri hinnaga hakkama, aga seal ongi need pisiasjad, et kas elektrit kasutatakse piisavalt efektiivselt või on natuke veel ruumi ka parandamiseks. Ja teine pool on see, et millest me ka varem oleme rääkinud, et aga mida me üldse toodame. Et kui toodame odavaid asju, siis paratamatult tootmiskulud mängivad väga suurt rolli ja ei ole nagu ruumi, et saaks siin elektri või muu tootmissisendi hinna tõusu edasi kanda, eriti kui me räägime rahvusvaheliselt turul, et eksporttoodetest, kus tuleb konkureerida laia maailmaga. Kindlasti, kus on riike, kus on elekter odav, kellel on puit odav, kellel on mingi muu asi odav. Meil ei ole selliseid odavaid asju ja seetõttu ikkagi see sama märksõna, et pidevalt peab toimuma liikumine ka niisugune ilusas sõnastuses keerulisema, suuremat lisandväärtust looma oma tootmise poole. Just, et kui võtame sisendid kokku, et mis meil siin on, et meil on tooraine, tööjõud, elekter, et 3 põhiasja. Või elekter võib ka kütus öelda. Et kui me tahame kõrgemat palka maksta, siis järelikult mingi teine sisend peab olema odavam. Et kui tooraine on maailmaturu hinnaga, siis aitaks meil suuremat konkurentsivõimet tekitada odavam elekter. Et seda me ilmselt pikas plaanis ei taha ju, et Eestis oleks odavad töökohad ja odav tööjõud. Ja kui vaatame veel globaalset olukorda, siis kui küsida, et kas on riiki, kus on madal elektri tarbimine ja jõukas elanikkond, siis ega sellist ei ole. Et mida rikkam riik, seda suurem kipub olema ka elektri tarbimine. Et see on selline paratamatu paradoks. SKP ühiku kohta võib küll olla elektri tarbimine madalam, aga samas inimese kohta on pigem kõrgem, sest suurem jõukusega lihtsalt kaasneb olukord, kus saab endale lubada rohkem ja saab rohkem lubada ka just kodumasinaid või autosid, mis tarbivad elektrit. Et sellega me peame ka tulevikutrendides arvestama, et ilmselt kui tahame ka jõukamaks saada, siis ka Eesti elektri tarbimine kasvab. Aga sellega ka täna lõpetame ja kohtume jälle 6 pärast. Nägemist. Nägemist.